Tere taas televaatajad, uudistega eetris Rohke Debelak. Rahandusministeeriumis on valmimas maksuseadustiku kohendamise järjekordne kava, mis lisaks juba teada sõiduautode käibemaksureeglite karmistamisele ja 1000 eurot ületavate tehingute automaatsele registreerimisele näeb ette ka põhjalikumad meetmed. Uue eelnõu kohaselt pannakse kõik ettevõtjad 10-aastase tegutsemise järel 8 aastaks vangi ning kogu nende vara konfiskeeritakse. Rahandusministeeriumi sõnul pole võimalik, et ettevõtja ei ole 10 aasta jooksul kordagi riiki petnud või muul viisil maksustamist vajavat tulu teeninud. Iga 10 aasta järel kogu vara äraandmine ja mõningane puhkus annaks õigele ettevõtjale hoogu juurde ja taastaks suurema vaevatuma endise rahalise olukorra, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ettevõtjale jääb eelnõu kohaselt võimalus vangi minna ka avansiliselt. Valitsuses on aga ringlemas seaduseelnõu, mis lubaks pensionäridel narkootikume müüa, et nii vanaduse põlveks raha teenida. Legaalseid teid vanainimeste abistamiseks pole paraku riigil võimalik leida, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Kuid narkokaubandusega on lubatud tegeleda siiski ainult enese vajaduste rahuldamiseks, suurte kartellide loomine ei ole lubatud. Narkokaubanduse legaliseerimine pensioniealistele on positiivne ka seetõttu, et vanem põlvkond saavutab selle uue tegevusala tõttu noore põlvkonnaga senisest oluliselt suurema kokkupuutepinna ja kontakti ja tekib ka sotsiaalne sidusus. Sotsiaalministeerium on aga alustanud põhjaliku tervishoiusüsteemi remonti ning tõenäoliselt minnakse peagi üle Selve haiglate süsteemile, mis tähendab, et haiglad koos hoonete ja sisseseadega jäävad alles, personal aga lahkub ning patsientidel on Selve haiglates ennast võimalik ise ravida. Kättesaadavaks jäävad õppevideod ning meditsiinitehnika. Need patsiendid, kellel on juba natuke parem hakanud, saavad teistele haigematele edasi anda kogemuse, mida tuleks ette võtta, et parem hakkaks. Keegi ei saa paremini aru patsiendi probleemidest kui see, kes on ise patsient olnud ja siis terveks saanud. Selve haiglad saavad olema inimestele tasuta, kui tervenenud patsient pärast ise ka ühe patsiendi terveks ravib. Maksta tuleks Selve haiglas ravi eest ainult siis, kui inimene tahab kohe pärast terveks saamist koju minna. Ilma arstide ja õdedeta meditsiinisüsteem on riigile kordades odavam ning samuti ei saa siis patsiendid enam kehvas ravis riiki ja arste süüdistada, lisab Sotsiaalministeerium. Nüüd spordist. Eile lõppesid Kehtnas maakondlikud meistrivõistlused väravapallis, kus võidurõõmu sai maitsta eelmisel aastal viimaseks jäänud Kollitse ehituse võistkond. Võidurõõmu saadi maitsta esmakordselt ja seetõttu alustati sellega juba enne kohtumist ning kohtumise alguseks polnud suurem osa Kollitse ehituse pallureist enam suutelised püsti seisma. Sellele vaatamata maitsti võidurõõmu edasi ning jäädi esimese 10 minutiga 18 punktiga taha. Veerand tunni pärast jäädi juba magama. Täna hommikul ärgates käidi võidurõõmu järel ja maitsti seda edasi ning treeneri sõnul kavatsetakse tõenäoliselt aktiivsest spordist loobuda ning edasi ainult võidurõõmu maitsta. Seksi vanusepiiri tõstev seaduseelnõu on läbinud esimese lugemise ning tõenäoliselt võetakse seadus järgmise nädala jooksul ka vastu. Seadus, mis tõstab seksimise vanusepiiri, on teretulnud sadadele tuhandetele inimestele. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et neid mehi ja naisi ei olegi võimalik kokku lugeda, keda on seksi jaoks liiga vanaks peetud. Seksimise vanusepiiri tõstmine aitab paljusid inimesi, kes on seksimisest juba aastaid olnud sunnitud loobuma, sest neid peetakse liiga vanadeks. Seksimise vanusepiir saab täpselt paika järgmise aasta lõpuks ja siis ei ole võimalik seksist keeldumisel viidata pelgalt vanusele. Aitäh vaatamast, kuulsite uudiseid, kaunist vana aasta lõppu.